siis ma ei tea, kuidas nime täpselt öelda, Kodjako või Kodjako? Kodjako. Kodjako. Kuulame ja siis räägime. Pumm, kuulame. Mina Playboy kaarti ja leison uusi verd Flow on mega hit ja ranne lumine Taevas sajab vihma ja pilv on tume must LA vaade laulul 20 tonni hittis just Vaibin vasakule ja tüdruk ära tule ja Tuleb plõksima siis kohe avan tule Tekib mure ja nüüd sa sured ja Sa karjud kõvasti kuid enam ma ei kuule ja Mis toimub, löögist nüüd ma toibun Sa tegid mind siis maha, kui ma sind ju hoidnud Mis sa vaatad, sa väike saatan Nüüd on ainult võidud, enam ma ei kaota Jäine Eesti ilm ning jäne minu ranne ja SoundCloud rap enamustel puudub anne ja elutempo kiire ning kati kellas seier Räpin kiiret menti helista ja ütle Mayday Mina minu homid, tripime me ringi Väike Soome trip, karussell ja üle vindi Raadio 2 minu hääl sa nüüd ju aina kuuled Oh shit, tule tõrjeldan aued tuuled Snapi mul ei ole, kuid neiu saadab nude ja Hommikus on bussid ja vahepeal on puder ja SoundCloud rap pole keel, see on släng ja SoundCloud töö, mitte ma olen nagu mängija Vaibin vasakule ja tüdruk ära tule ja Tuleb plõksima siis kohe avan tule Tekib mure ja nüüd sa sured ja Sa karjud kõvasti kuid enam ma ei kuule ja Mis toimub, löögist nüüd ma toibun Sa tegid mind siis maha, kui ma sind ju hoidnud Mis sa vaatad, sa väike saatan Nüüd on ainult võidud, enam ma ei kaota Ma tulen tipu välja varsti LA vaade Oma elu, oma Audi, oma saade Muudan flow'd nagu mu hommikoos nime Lähen vara hommikul ja tulen, kui on pime Heidi, toh tubli, nüüd ma sulle kingin medali Nagu vihmapisad akna peal ma liigun edasi Varsti näeme LS topetops ja meil on tassis Naudime nii palju, et kõik päevad meil on sassis SoundCloud rap olen võitja ja Ilus bänd mul tule sõitma ja Miks ei naudi elu ma ei mõista ja Teen palju tööd ma ei lõika ja Swipe'in vasakule ja tüdruk ära tule ja Tuleb plõksima siis kohe avan tule Tekib mure ja nüüd sa sured ja Sa kõrud kõvasti kuid enam ma ei kuule ja Mis toimub, löögist nüüd ma toibun Sa tegid mind siis maha, kui ma sind ju hoidnud Mis sa vaatad, sa väike saatan Nüüd on ainult võidud, enam ma ei kaota No nii, tegelikult siin just rääkisime ka eetriväliselt, et tegelikult tõid välja ka seda, et kui Leis päriselt teeks consistently ja kui ta tahaks, ta oleks vabalt Eesti tipus. Et ma ütleksin ka, et ma ei ole küll nii palju Leisi mussi kuulanud, aga nii palju, kui ma olen kuulanud, siis temas on midagi erilist. Et minu meelest nii palju, kui ma olen kuulanud, ta pole mitte kordagi missinud. Et jah, Leis üleskutse sulle, tee rohkem mussi, palun. Kodjako on baby, jah. Ei oleks üldse ära tundnud. Crazy. Väga lahe on kuulata, kui juures, et kui oli seda miksi ja siukest autotuni natkene vähem, et siis mis nende häälte taga seal taga toimus päris cool, et nii mõnelegi ütleks, et teeme, et sulle sobib ka ilma autotunita, aga see tähendab, et sa ei pea autotuni tegema, aga lihtsalt kõlab hästi. Ma arvan, tal oli siin mingi autotune ikka, aga noh. Ma arvan, vaata, kui sa ei oska autotune'i kasutada ka, siis ta nagu ei kõla, nagu ta võiks kõlada. Aga nüüd siis, kui sa nagu oskad õppida oma häält kontrollima, siis sa võid nagu autotune'iga kõike teha, vaata. See on crazy nagu, kuidas see hääle kontrollimist rääkides, see üldse nagu kogu tema esitus on muutunud, kui me praegu teame Babyt sellise artistina, kes teeb mingi screamot ja ma ei tea, mingi falsette ja lava peal mingi lendab ringi ja see on crazy, ulme energia. Siis ma ütlen, kui ma võrdlen praegust Babyt ja siis Kodjakot, siis selle koha pealt ma ütleks küll täiesti erinevad artistid, et nagu sa ütlesid, et lendab laval ringi, sest see energia, mis tal praegu on, tapaks selle vana Baby nagu täielikult ära, et see nagu reaalselt
see Kodiako energia on lihtsalt nagu, see on siin võrreldes nagu Baby praeguse energiaga. Aga see on teema, millest me oleme varasemalt rääkinud ka saadetes, et just eriti alustavatel artistidel on see, et kuidagi nagu see flow on olemas, see viis on olemas, hääl kõlab kenasti, kerge miks ka, aga jah, seda õiget energiat ei ole, et see, ma ei tea, mille taha see jääbki võib-olla enesekindluse taha. Ma arvan, ongi, mida rohkem sa teed, seda kindlamaks muutud endas. Ja jah. Noh, ilmselt ju üks oskustest, mis sa viimasena omandad, ongi laval olek, kus sa, noh, kui sa oled juba jõudnud kuskile, ja mitte ainult laval olek, vaid nagu mikrofoni ees oleks samamoodi, sa ju esined. True. Et on isegi ju maailma liidrid, kes on miljonärid, miljardärid, aga nii kui neid pannakse mikrofoni ette, need jooksevad kokku, et see on omamoodi oskus, et ma olen kuulnud inimesi, kes ütlevad, et nad on pikalt pidanud esinema laval ja see närv ei tule lähegi ära, et lihtsalt gotta get used to it. Et noh, siin Gennadi juba saadab 4. korda, et tahab mingit lugu hinnata. Gennadi see saade mitte, aga järgmine äkki. Aga mitte homme. Ülejärgmine, sorry. Et laseme natukene marineerida. Aga Gennadi saada neile kindlalt edasi. Muidugi. Et keep it up. Jaapan on ka ülikõva laul siin chatis. Vosol ütleb, et see oli ka üks vana laul, mis neil oli koos, aga see oligi minu meelest see oli. Vaata, keegi ütles, ma ei oska su nime hääldada, Div Season, whatever. Aga et ütles, et meeldis varastada USA laulude biite Eesti sõnadega. Et see oli SoundCloudis. See oli ka suht nagu, see ei olnud nagu ühekordne asi, vaid olidki nagu mingi välismaa suure laulu biidi nagu võtnud ja siis nagu oma versiooni teinud lihtsalt. Jah, tänapäeval seda vist väga teha ei saa, siin tõmmatakse kohe maha ja oksa ja kõike, et selles mõttes, et siis ei saagi mujale kui SoundCloudi panna. Aga samas, kuulge, kuidas ju Eesti 90ndate popmuusika on üles ehitatud, kõik on ju kuskilt USA-st, Soomest, Venemaalt võetud ja lihtsalt tehtud eesti keelde. Et jaa, hip-hopis on muurest alati olnud see vähe nagu kriitilisem see, et kui sa teed sellist asja, et kellegi teise biidiga, siis sa oled kuidagi ekstra luubi all, siis hakatakse vaatama, võrdlema. Kui sa teed seda piisavalt hästi, siis lastakse potist alla põhimõtteliselt, et suht riski asi, mida teha, aga tundub, et jah, SoundCloudis oligi, inimestel oli savi, see oligi nagu siuke veits nagu, ma ei tea, mingi hip-hopi anarhia seal asi elas ja inimesed nautisid. Jah, võib-olla kui tuua mängu paralleeli, siis nagu mängu moodimine, et lastakse mingi GTA välja ja siis suvalised inimesed, kellele see mäng meeldib, lendavad laivi ja hakkavad ise mingid asju siin juurde tegema, et paraku nii oligi tänapäeval. No jah, tegelikult hea point, et kui sa sükest asja teed, siis ilmselt vist peale SoundCloudi ei saagi kuskil üles laadida, et ma ei tea, kas SoundCloud võtab neid asju maha või mitte, aga mul tundub, et ei võta. Nii et kui tahad, teile meeldib mingisugune artist, näiteks mingi Young Thug'i lugu, teile väga meeldib beat, te tahate sellele spittida, aga te ei ole kindel, siis pange SoundCloudi üles lihtsalt ja nii ongi. Joo, chat, mul on küsimus teile. ei, ma tahaks täiega teada, mis teil nagu, mis on teie arust need kõige paremad, teie lemmikud loolud SoundCloudist nagu sellest ajast. Et seal on nii palju erinevaid asju, kõigil on erineva maitsega. Nii et kirjutage praegu kohe oma lemmikud ja me lähme uue lauluga edasi, ma arvan. Jaa, muidugi.